Tervist! Tere! Tere tulemast siis Võru maakonna kohaliku omaalgatuse programmi infopäevale. Mina olen Katrin Volman Võrumaa Arenduskeskusest vabaühenduste konsultant. Ma juba näen, et siin on päris mitu tuttavat nime, et oleme kohtunud. Ja alustame siis selle kohaliku omaalgatuse programmi tutvustamisega. Infoks veel siis nii palju, et seesama infotunnikene, see infoaeg salvestame selle üles ja sedasama salvestist siis saab vaadata ka Võrumaa Arenduskeskuse koduleheküljelt kohaliku omaalgatuse programmi alamlehelt. Aga kuidas me siis täna läheme? Nii-öelda nendest tehnilistest ja menetlusega seotud detailidest räägib siis Karin Plakk, kes on projektispetsialist ja mina siis nii-öelda aeg-ajalt segan vahele ja räägin võib-olla neid asju, siis, mis on rohkem seotud projekti kirjutamise sisu poolega. Tere! Olen siis Karin Plakk ja kõigepealt siis vaatame üle olulisemad punktid, et kes on sobiv taotleja, millised on toetussummad, kus taotlust esitada ja samuti, millised on abikõlblikud ja mitte abikõlblikud kulud. Ja samuti näitan ka toetuse esitamise keskkonda. Kohaliku omaalgatuse programmi rakendab siis Riigi Tugiteenuste Keskus koos maakondlike arendusorganisatsioonidega ja Võru maakonnas on selleks siis Võrumaa Arenduskeskus. Programmi eesmärk on omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Taotluste esitamine toimub RTK e-toetuste keskkonna kaudu www.etoetus.rtk.ee. Seal toimub ka aruandlus ja kogu infovahetus kogu menetlemise projekti jooksul. On siis 2 meedet, kuhu taotlust esitada. Meede kogukonna areng. Selle meetmega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevdamisse, tõhusama koostöö tekkesse. Ja väljundnäitajad sellel meetmel on ürituste ja tegevuste arv ja üritusel otseselt osalenute arv. Ja teine meede on siis investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine. Sellega panustatakse kogukonnale vajalike ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ja kogukonna liikmetele teenuste pakkumisse. Ja väljundnäitajad on rajatud või korrastatud objektide arv ja toetatud kogukonnateenuste arv. Meetmesse kogukonna areng tuleb siis esitada taotlus, kui on soov midagi korraldada, kas näiteks siis infopäev või mõni külapäev ja meetmesse investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine tuleb esitada taotlus, kui on soov midagi suuremat soetada või siis midagi korrastada. Ja sihtasutuse ja MTÜ puhul ei tohi siis äriühingud moodustada rohkem kui poolt liikmete või asutajate arvust. Et sobivad taotlejad ongi siis MTÜ, mille liige ei ole kohalik omavalitsus või riik ja sihtasutus, mille asutaja ei ole kohalik omavalitsus või riik. Taotleja peab tegutsema avalike ja oma kogukonna huvides. See tähendab, et taotleja tegevused ja eesmärgid on suunatud avalikkusele. Tingimused taotlejale on siis, et nad peavad olema esitanud majandusaasta aruande, hiljemalt taotluse esitamise tähtpäevaks. Meetme investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine puhul peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või peab olema selle kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt 3 aastaks abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates. Ühingu maksuvõlg on väiksem kui 100 eurot või on need ajatatud ja taotleja suhtes pole algatatud pankroti või likvideerimismenetlust. Taotleja esindaja pole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja taotlejal ei tohi olla tähtajaks esitamata aruandeid. Kui taotleja on saanud toetust riigieelarvest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest ja toetus on kuulunud tagasimaksmisele, on ta teinud nõutud tagasimakse toimingud. Ja kindlasti peab olema siis taotleja registreeritud Võru maakonda. Nii. Toetussumma on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Meetme kogukonna areng puhul on toetussumma 2500 eurot taotluse kohta ja meetme investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine on toetussumma 4000 eurot ühe taotluse kohta. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest ja omafinantseering peab olema rahaline.
Abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 12 kuud. Sellel aasta kevadvoorul siis 1. aprill 2022 kuni 1. aprill 2023. Ja taotlusvoorude rahaline maht kevad- ja sügisvooruks on sellel aastal Võru maakonnas 56 359 eurot ja kevadvoorus on meil jagamiseks 33 816 eurot. Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks. Need on tekkinud ja kuludokumentide alusel tasutud abikõlblikkuse perioodil ja peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ja peavad olema tõendatavad algdokumentidega ja vastama õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Abikõlblikkuse perioodi kestust võib siis ka taotluse alusel pikendada kuni 6 kuu võrra ja seda tuleb käsitleda kui erandjuhtu, et sellega peetakse siis silmas riiklike või kohalikul tasandil kehtestatud piiranguid. Siis mitteabikõlblikud kulud on siis kulud projekti raamatupidamisele, projekti juhtimise kulud, sisseostetud teenusena teiselt juriidiliselt isikult või FIE-lt, laenu, liisingu ja pangagarantiikulud ning nendega kaasnevad kulud, esinduskulud, meened, auhinnad ja kingitused, siis amortisatsioonikulud, organisatsioonide liikmemaksud ja kulud, mis ei ole projekti tegevustega otseselt seotud. Meetme kogukonna areng mitteabikõlblikud kulud on hoonete, rajatiste, ruumide, ehitus, rekonstrueerimise ja remonttööde kulud ja üle 100 euro maksvate seadmete seotamisega seotud kulud, mille eeldav eluiga on pikem kui projekti periood ja kulud toiduainetele ja toitlustusele, mis ületavad 10% abikõlblikest kuludest. Ja meetme investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine mitteabikõlblikud kulud on koolituste ja ürituste korraldamise kulud ja investeeringute ja ostude võtmisega seotud teenuste kulud, mis on tehtud eraisikute osutatud teenuste eest maksmiseks ja kulud toiduainetele toitlustusele. Taotluse esitamine. Infovahetus ja aruandes käib kõik e-toetuse keskkonna kaudu. Seda ma näitan teile ka kohe. Toetuse taotleja peab vähemalt ühe kontaktisiku juures seal siis märkima, et isik soovib teavitusi e-postile, siis tulevad temale taotlusega seotud automaatteavitused ja taotlus esitatakse koos nõutud lisadega digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 1. aprilliks kella 16.30. Ja toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus siis vastava taotlusvooru meetmesse. Arenduskeskuse kodulehel on olemas otselingid vastava meetme taotlusele, leiab need kohaliku omaalgatuse programmi alamlehelt ja taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni 2 taotlust, kuid need peavad olema siis esitatud erinevatesse meetmetesse. Ja toetuse menetlemine algab e-toetuse keskkonna kaudu taotluse esitamisest ja menetlemise aeg on üldjuhul 50 tööpäeva. Kui taotluse kontrollimisel on ebatäpsusi või puudusi, teavitatakse sellest taotlejat e-toetuse keskkonna kaudu ja puuduste kõrvaldamiseks on aega tal kuni 5 tööpäeva. Ja aruanne projekti elluviimise kohta esitatakse toetuse saaja poolt samamoodi selle e-toetuse keskkonnas ja hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Ehk siis järgmine aasta maikuu jooksul. Nii, aga hetkel siis sellise tehnilise poole pealt kõik, et ma nüüd näitan teile seda e-toetuse keskkonda, e-toetus.rtk.ee saab sisse siis kas mobiil-ID või ID-kaardiga. Esimene vaade on teil siin täiesti tühi valge leht, et vajutate siia rohelise nupu peale, et alusta uut taotlust. Ma olen siia teile ette valmistanud ühe tühja nii-öelda taotluse kevadvoor Võrumaa. Nii, siis ma saan teile näidata siin, et mis siis lahtrid kindlasti täita tuleb. Esimesel lehekülje peal on siis andmed taotleja kohta, kui teil kohe need lahtrid lahti ei tule, siis siin üleval on selline nupp nagu ava andmed muutmiseks, et siis tuleb selle peale vajutada, et siis saate neid lahtreid hakata muutma ja täitma. Et siis esilehel tuleb panna taotleja nimi, registrikoodid, kõik sellised olulised asjad kirja. Nii. Ja, need tegelikult tulevad ilmselt sealt äriregistri süsteemist tegelikult automaatselt, et tõenäoliselt ei olegi teil seal vaja väga palju midagi muuta ega lisada. Ja siis siin ongi esimesel lehel kohe see kontaktisikute koht ka, et siin vajutate selle pliiatsi peale ja siin samamoodi täidate need lahtrid kõik ära
enda kohta, olete sisestaja, kontaktisik ja panete linnukese, isik soovib saada teavitusi e-postile, et siis kõik teavitused, mis tulevad siis minu poolt, jõuavad teile ilusasti teie enda isikliku e-posti peale ja saate need kätte. Nii, siis järgmisel lehekülje peal on projekti üldandmed, siis projekti number selles e-toetuse keskkonnas, siis projekti nimi, projekti alguse lõppkuupäev ja alguse lõppkuupäev ongi siis projekti abikõlblikkuse periood. Kui te kevadel nüüd taotlema tulete, siis peategi siia märkima 1. aprill 2022 kuni 1. aprill 2023. Siin igane selle lahtri juures on tegelikult olemas ka abistavad sellised nagu küsimärgid, et kui te siia peale vajutate, siis siin on väga palju sellist abiinfot, et mis ütleb siis, et mida sinna kirjutada, mida mitte sinna kirjutada. Ja sellel on nüüd see periood on nüüd küll, eks ole, juba paar viimast aastat ongi see 1 aasta, et ükskõik kui millal te tegelikult täpselt oma projekti tegevusi teete, et võib-olla see on ainult 1 üritus, aga te ei pea enam neid kuupäevi muutma, et ongi selle 1 aasta jooksul tuleb oma nii-öelda plaanitud tegevused ellu viia ja siis muidugi aruande võite esitada ka nii-öelda varem kui, eks ole, järgmise aasta mais, et juba siis, kui teil kõik asjad on tehtud, aga projekti periood las ta jääbki siis selliseks, et on aprillist aprillini 1 aasta. Täpselt. Nii, siis 3. lehel tuleb siis sisupool. Siin on siis vaja teil kirjutada projektist ülevaade, eesmärkidest, tulemustest ja kasusaajatest. Et siin kindlasti siis ma annan sellised väikesed vihjed, et kindlasti projekti siis selline eesmärk peaks siis olema teil sõnastatud sellise tuleviku olukorrana, et mis siis tehtud saab, et selle tasub siis ka kirja panna nii-öelda 1-2 lausega lühidalt ja et siis projekti eesmärk siis kopis peaks olema ka mitte siis ainult tegevusena sõnastatud, vaid selline tuleviku olukord, mida te ootate. Ja nüüd siis see sihtgrupp, eks ole, kellele see projekt on mõeldud, et siin samuti siis kirjeldage ära see, et nii-öelda, kes on need põhilised inimesed, et kellele te seda üritust näiteks siis korraldate või kui te midagi soetate, et siis on need, kas need on teie kogukonna või ühingu liikmed, et siin jällegi ei ole, ütleme, et suuremad numbrid ei anna rohkem plusspunkte, et ei ole siis, eks ole, mõtet panna kas kogu küla, kogu vald või kogu Eesti, et ikkagi märkige ära, kirjeldage need, kes otseselt, kes päriselt teil neid asju kasutavad või kes päriselt siis koolitustele või sündmustele teil plaanitud kohale tulema on. Just nii. Nii, siis 4. lehekülje peal on näitajad, et siia siis tuleb panna kirja kogukonna kogukonna arengu puhul siis ürituste ja tegevuste arv, et algväärtus on alati 0, et sihtväärtus on seest, mida soovite siis selle projektiga saavutada, et selle panete sinna kirja, et kindlasti selle sihtväärtuse puhul ka, et te peate pärast seda aruandega tõestama ka, et kui te eeldate, et teil üritusele tuleb 1000 inimest, et tegelikult teete mingi väikese külapäeva, et see peab olema ikkagi pärast aruandega ka tõestatav, et tuleb mõelda ikka. Ja kui teil on korraldada ühe ürituse, siis ongi see algväärtus 0 ja sihtväärtus 1, et 1 üritus sai korraldatud. Nii, siis tegevuste lehekülje peale siis toote selle projekti siis sellised põhilised asjad, mida te siis tegema hakkate, et oletame, et te teete selle külapäeva, kus on siis koolituspäev 1 ja koolituspäev 2, et siis toote need tegevused, kirjutate kõik lahti, need eesmärgid ja põhjendused. Et need lähevad automaatselt siis sellele eelarve lehekülje peale edasi. Et siis selle eelarve lehe peal teil tulebki automaatselt sealt tegevuste lehelt, oletame, et see koolituspäev 1, et siis sa toodki välja need kulud, mis lähevad COP-toetusest ja mis on oma finantseering ja kirjeldad tekkivaid kulusid. Ja kui on üle 1000 euro maksvad teenused, siis tuleb võtta hinnapakkumised ka juurde. Ja nende võrdlus peab olema siis ka siin kirjeldatud. Et siin osas siis ongi, et kui te võtate hinnapakkumisi, 2 tükki tuleb siis neid võtta, kui on kulud suuremad kui 1000 eurot. Ja siin osas siis
peaksite ka ära põhjendama, et miks te ühe või teise siis selle hinnapakkumise kasuks otsustasite. Copy puhul ei ole määrav see, et peab olema ilmtingimata odavam, et kindlasti kui te võtate mitu hinnapakkumist, siis kaalute läbi, et mis on need plussid ja miinused seal nendes pakkumistes, et ma lihtsalt näitena võin tuua, et mõnikord on niimoodi, et kui te mingi asja ostate, et siis seal näiteks paigaldus on kohe hinna sees ja mõnel teisel jällegi ei ole või on muud sellised väikesed nüansid ja kõik need nüansid tulekski siis siin põhjenduses ka välja tuua, et miks te selle hinnapakkumise valisite ja ütleme nii, et summa mõttes jah, et ei pea olema see, et alati tuleb odavam valida. Siis siin eelarve rea peal all on selline lahter nagu horisontaalsed kulud, mida kõik suure hooga hakkavad kohe täitma, et seda rida palun ärge täitke, et siin samamoodi küsimärgi juures on ka kohe, et see rida jäta tühjaks. Siis, kui see eelarve on ka täidetud, nii liigub kohe edasi. Okei, ma ei saagi edasi minna sellest, et ma ei ole siia midagi kirjutanud. Summad tuleb ka panna. Summad tuleb ka panna ja ma ilmselt ei lähegi praegu. Nii, ühesõnaga, lõpuks jõuate esitamine lehe peale ja sealt saategi siis digiallkirjastatud selle taotluse meile ära saata. Kui sellele taotlusele on nüüd juurde vaja ka kas vallalt mingit luba või mingit lisadokumenti, siis need märgite saate üles, no nii, midagi teha. Saate need üles laadida tegevused alamlehelt. Siin all on selline koht nagu muu lisadokument ja saad need siin üles laadida. Need tulevad siis minule taotluse juurde nähtavale. Ja mis need on, tihtilugu on selline olla, kas ehitusluba, kui te kavatsete midagi ehitada või midagi paigaldada või ehitusteatis. Ma mõtlen, kas on midagi veel. Kasutusluba näiteks, kui teie hooned on, kui te ei ole ise hoonete omanikud, aga näiteks teil on antud need kasutusrendile, et sellised dokumendid saab siis sinna üles panna. Ja mina julgustan teid kõiki igal juhul näiteks oma siis selle taotluse enne esitamist võite saata minule. Kõige lõpus ekraanil ilmuvad ka siis meie kontaktandmed, et kui teil on küsimusi just sisu koha pealt, et kuidas siis oma tegevusi ja eesmärke kas siis paremini sõnastada või mida sinna panna, mida välja jätta, et kõikide selliste küsimustega võite julgesti pöörduda minu poole. Ja selleks, et mina näiteks saaksin siis teie taotlust vaadata või lugeda, et siis seal samal 8. punkti all, kus on esitamine, seal te saate alla laadida oma taotluse, pooliku taotluse ka PDF-ina ja võite siis selle mulle saata. Mina siis loen seda, saadan teile kommentaare, aga võite ka helistada või kohtumisele tulla, et saame koos näiteks siis seda taotluse sisu poolt just üle vaadata. Ja kui teil on just küsimusi selliste nagu tehniliste asjade kohta, et mis lahtri alla veel mida panna või mis dokumente täpselt vaja on, et siis pöörduge Karini poole, et kuna mina selle elektroonilise keskkonnaga väga tuttav ei ole, sellega igapäevaselt ei tegele, et Karin on selles spetsim, et siis tema kindlasti oskab neid tehnilisi nõuandeid teile paremini anda. Jep, täpselt nii. Kas on küsimusi kellelgi? Nüüd on see info edasi antud, et kui te tahate midagi täpsustada, siis praegu on selleks hea võimalus või kui teil on juba näiteks ka oma projekti kohta mingisugust soovitust juba tahaksite saada või tahate konkreetselt juba oma projekti kohta küsida ja olete nõus seda siin ühises grupis tegema, et siis võite seda ka praegu teha. Tuletame veel sellega meelde, et kindlasti siis taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill kell 4:30 õhtul, et ärge siis liiga viimsele minutile seda esitamisprotseduuri ka lükake, et ei saaks pärast öelda, et internet jooksis kokku või juhtus midagi muud ootamatut ja selle tõttu taotlus hilines, sest et need taotlused, mis on saabunud kell 16:31, neid enam menetlusse ei võeta. Täpselt seda juba e-toetuse keskkond mulle saadab punasena edasi. Just. No, ma olen Mati Ojandu ja mul on selline küsimus, et teil on, need on aastaid juba olnud need ühesõnaga projektivoorud ja kui palju sinna taotlusi on, kas on mõtet üldse pingutada ka spordi poole pealt või on neid taotlusi nii palju, et
Ja ma siin kohe ütleks niimoodi, et spordi poole pealt tasub, me võime pikemalt sellest ka rääkida, näiteks kui sa minu poole pöördud, aga siin üks, et kuna kogu selle programmi põhieesmärk on tugevdada kogukondi, et siis võib-olla selline näiteks ühe mingi spordiürituse korraldamine iseenesest võib-olla kõige paremini ei haaku selle projekti eesmärgiga, aga kui teil on midagi sellist teoksil, mis aitab kogukonna liikmeid omavahel rohkem ühendada, sellist kogukonna koostööd suurendada, ühtsustunnet tekitada, ehk siis need on nagu võib-olla sellised sõnad, selline iseloomustus, mis ühe tugeva kogukonna juurde kuulub, et siis kindlasti võib ka spordiüritust näiteks korraldada või sporditegevusi teha, et see ei ole välistatud. Ja ma arvan, et selle arvu poolest, et kui palju taotlejaid on tegelikult eelmine aasta väga selline hea näide, et võib-olla seinast seina. Ja. Et kevadvoorus oli umbes 60 taotlejat, raha jagus kuskile, mis oli 15 umbes. 20-le eelmine aasta oli meil selline tore, mõnes mõttes tore juhus, et kandus üle ka hajaasustuse programmi jääk Foorumis, siis tõstis kõvasti seda toetussummat mõlemas voorus, aga sellel aastal on see 30 000 eurot tegelikult ju väiksem. Ja sügisvoorus jällegi oli niimoodi, et taotlejaid oligi 30 ringis. Ehk et me saame öelda, et isegi selle sama aasta lõikes oli poole vähem taotlejaid. Et mina soovitan kindlasti taotlus esitada, et me praegu on nagu väga raske prognoosida, et kui palju neid taotlejaid kokku on ja kui paljule, aga umbes 15 taotlejale raha jätkub. Sellest summast. No jah, see on enam-vähem, ma nii sellepärast tahtsin küsida, no ega meil siin muud ei ole, ütleme, meil on näiteks orienteerimus kolmapäevakute sari terve hooaja või ütleme kevadest sügiseni, suvel on väiksem, see on nagu üks võistlus, mille peale võiks taodelda, aga tegelikult on mul mõte hoopis taodelda, me tahame või kas taodelda, aga me otsime praegu võimalust, kust saaks, kuna klubil on krunt linnas olemas ja me tahame sinna niisugust klubimaja või ikka ütleme nii, klubimaja ehitada, kus saaks nagu klubi inimesed koos käia, meie klubi liikmed pluss siis veel, sealt saaks harjutama minna ja võib-olla mõni varustuse hoidmise kohad ja võib-olla mõni majutustuba ka, et sellele kõigepealt projekt on vaja teha. Et selle projekti, ütleme, projektile saada nagu raha, projekti tellimiseks saada raha, selles mõttes. Ja ma arvan, et siin on üks kindlasti, kui on sellised, need orienteerimus kolmapäevudeks on, need toimuvad üle maakonna, et siin ma arvan, selle kohaliku omaalgatusprogrammi taotlusvoorust te peate siis mõtlema läbi, et kuidas te saate seda oma ideed kitsendada nagu ühe omavalitsuse piiresse. Ehk et siin on oluline just see, et toimuks nagu ühe sellise väiksema kogukonna heaks tegevus. Ja kui me räägime siis Võru linnast, et siis tuleb kuidagi selle linna peale see kokku tuua. Et muidu Merikesega täitsa nõus, et spordiüritused iseenesest võivad olla vägagi kogukonda ühendavad tegevused. Aga see ongi niimoodi, et võib-olla kui me muidu oleme harjunud, et meil on hästi tore, et spordiüritused toimuvad nagu kõikidele maakonna inimestele ja üle maakonna, et siis siin lihtsalt selles kohaliku omaalgatuse programmis tuleb oma seda sihtrühma kitsamaks tõmmata ja mõelda just see, et kas on võimalik meil siis seda asja, mida me tahame teha sellise nagu kas siis ühe valla piires, ühe linna piires, et see programm lihtsalt näeb ette seda, et üle maakondlikuid asju ei toetata. No selge, see on väga hea. Nojah, eks ma mõtlen. Aitäh! Ja võite mulle kirjutada või helistada ja et kui on juba nii-öelda täpsemalt või te oma taotlust olete juba täitnud, et siis võite julgesti mulle saata, ma aitan kindlasti nendele kohtadele tähelepanu juhtida, et kus siis tuleks just seda kogukonna nagu mõõdet, et kui laiale kogukonnale see asi on mõeldud üle vaadata. Nojah, see on nii väga roheline need mõtted siin, aga eks ma teiste klubi liikmetega räägin, eks siis näeb. Selge. Ja siis veel küsiti, et kas see mõte, et kas klubimaja ehitusprojekti tellimine üldse haakuks investeeringumeetme alla?
Oskad sa sellele No seda ma just mõtlesin sinna, seda just investeeringu meetme alla, jah, meetme alla tähendab. Nojah, selles mõttes ikkagi nagu pigem mitte, et eelmine kevad oli ka ühe projektiga oli täpselt samasugune küsimus, et pigem ikkagi mitte, et sa tellid ju projekti, et sa tegelikult ei ehita ju veel mitte midagi, et sellega eeldatakse seda, et sa ikkagi kas hakkad midagi selle raha eest ka ehitama. Okei, siis teeme aia esialgu. Jah, ütleme nii, et selline asi, et kui te hakkate mingisugust juppi juba tegema või mõne konkreetse asja valmis, see haakub selle kopi ideega paremini kui projekti tellimine. Just. Jah, selge. Aitäh. Nii, kas kellelgi tekkis veel küsimusi vahepeal? No nii. Vist ei ole praegu rohkem küsimusi kellelgi, et siis saab meiega ühendust võtta, kui hakata seda taotlust esitama, kui tekib tehnilisi probleeme või seal e-tootuse keskkonnas, siis helistada või kirjutada mulle, et samas selle taotluse juures saate ka minule kohe sõnumi saata ja kui sisu poole pealt, siis võtke ühendust Katriniga. Aitäh, nägemist. Aitäh teile.